Euroopa kõige suurem fosforiidimaardla asub Eestis. Eestis leiduv fosforiit on tekkinud varaordoviitsiumi ajastul ligikaudu 488 miljonit aastat tagasi. Eestis leiduv fosforiit on pruunikas halli värvi kivim, milles esineb palju oobulusskarbikeste tükikesi. Siinsel alal kunagise mere lained on lingulaatide kojad läätsjateks kihtideks kuhjanud. Kodadest on moodustunud ebakorrapärase ehitusega tootuslasund. Kodade koostises leidubki tööstust huvitav kasulik komponent P2O5. Ülejäänud kivim koosneb nõrgalt tsementeeritud liivast, millest on karbikesi võrdlemisi lihtne eraldada. Heaks maardeks loetakse kivimit, milles karbikeste sisaldus ületab 60%. Esimesed andmed oobulus fosfaatkivimite kasutamise kohta pärinevad 19. sajandist. Aastal 1861 rõhutas Carl Schmitt oobulus liivakivi kui võimaliku tooraine olulisust kunstväetiste valmistamisel. 1920. aastal asutasid Eesti põllumajandusaktivistid aktsiaseltsi Eesti Fosforiit. Eesmärgiks oli fosfaatkivi kaevandamine. Samasse aastasse ulatuvad ka fosforiidi uuringud. Uuringud kestsid ligi 2 aastat, mille tulemusena anti oobolusliivakivile hinnang kui fosforiidimaagile, mida tasub toota. Eestis on fosforiiti kaevandatud ja töödeldud ainult Maardu piirkonnas, Harjumaal, kus kaevandamisala suuruseks on kokku ligi 18 ruutkilomeetrit. Piiritleti Ülgase maardla, rajati fosforiidikaevandus ja rikastusvabrik. Kaevandamine algas lihtsalt. Maa alla mindis tolli kaudu, töötati 10–15 meetri sügavusel, kaevandamiskäikude kõrgus oli 1,3–1,6 meetrit. Kaevanduse lage hoiti tervikutel ning maapinna vajumine ei olnud märgatav. Fosfaatmaak transporditi kaevandusest mööda kaevanduskäike rikastusvabrikusse. Fosforiidi rikastamine oli lihtne. Karbikesed sõeluti kaevisest välja ja jahvatati fosforiidijahuks. Toodeti happelises mullas vähesel määral taimekasvu soodustavat fosforiidijahu. Fosforiidijahus leidus 3/4 jagu liiva, toimaine sisaldus oli madal, ligi 21–24%. Toodangu maht sõltus nõudlusest, olles kuni 10 000 tonni aastas. Ekspordiks jahvatatud ja sõelutud fosfaatkontsentraat viidi rikastusvabrikust Koljuotsa sadamasse, kust see laevadega edasi transporditi. Madala fosfori sisalduse tõttu ei olnud väetis eriti nõutud kaup, mis tõttu sõjaeelne fosforiiditööstus ei olnud kuigi tulus. 5. detsembril 1938. aastal põles Ülgase rikastustehas maha ja kaevandus suleti. Alates 29. detsembrist 1987 kuulub Ülgase paegallas koos kaevanduskäikudega riikliku kaitse alla. Ühtlasi kuulub Ülgase fosforiidikaevandus ja rikastusvabrik pärandkultuuri objektide nimistusse. 1940. aastal avati Maardus uus fosforiidikaevandus, kus fosforiidivaru oli suurem ja vahemaa kaevandusest raudteeni lühem. Sinna rajati ka rikastusvabrik ja väetisetehas. Tänu Rootsist hangitud reagentidele suudeti kaubafosforiidi toimeaine sisalduseks saada 28%. Rikastamise kasutegur oli siiski vaid 75%. Alma tööd kaevanduses lõpetati 1965. aastal. 1954. aastal avati Maardus fosforiidikarjäär. Avakaevandamisel suurimaks probleemiks oli fosforiidiga kaasneva orgaanikarikka savikivi kuumenemine karjääri vaaludes. Kobestatud argiliit hakkas tuule käes hõõguma, mille käigus eraldusid ning muutusid vees lahustuvateks savikivi metallsed komponendid, uraani, molübdeeni ja teiste raskemetallide ühendid. Tekkinud keskkonnaohtlikku nähtust ei suudetud kontrolli alla saada ja fosforiiditööstus omandas halva maine. Fosforiidi kaevandamine lõpetati Eestis 1990. aastal. Käesoleval hetkel on Eesti fosforiidivaru passiivne. Täna saame käia Maardus uudistamas, kuidas 30 aastaga loodus on iseeneslikult taastunud ning karjääriala on muutunud atraktiivseks kohaks ekstreemsportlastele. Fosforiit ise on Euroopa kriitiliste mineraalide nimekirjas ning samuti Eestis jätkuvad teadlaste uuringud.